mis on üldse seks. Et sorry. siuke drastiline teemavahetus kohe. Et ma tean, et sa küsid seda kindlasti oma klientidelt tihti, aga kuidas sa ise seda enda jaoks mõtestad? Jah, ma küsin nii klientidelt nõustamisel kui ka koolitustel, et mis sinu jaoks on seks, et kuidas sa sõnastad seda. Ma ise sõnastan seda nii, et see on kõik tegevused, mis pakuvad inimesele seksuaalset naudingut. Absoluutselt kõik. Tere tulemast kuulama järjekordsed tudengid ja Mikker episoodi. Mina olen Madli ja minuga on siin täna koos Andrus. Tere ka minu poolt. Täna me räägime teemast, mis on meie jaoks elu loomulik osa, aga mida igaüks meist mõtestab või siis kogeb omamoodi, ehk siis seksuaalsusest. Ja meie tänane külaline on inimene, kes on seda maailma sügavuti uurinud ja aitab ka teistel sellest maailmast paremini aru saada. Ta on seksuaalnõustaja, koolitaja ja seksuaalhariduse ekspert Kristina Pirk-Vellemaa. Tere! Tere! Kristina, enne kui me alustame ja teemaga edasi liigume, palun tutvusta ennast meie kuulajatele lähemalt ja räägi, et kuidas sa selle valdkonnana jõudsid? Minu meelest juba väga hea tutvustus kõlas, et ma olen inimene. see on minu jaoks siuke kõige suurem nimetaja. Aga jah, ma isegi alustaks sealt, et ma olen antropoloog ehk inimene, kes uurib inimese käitumist kultuuris, seda, kuidas inimene mõtestab mingit asja, seda, kuidas inimene kultuuri loob ja just seksuaalsus ja seksuaalkultuur on siis minu siuke eriline huvivaldkond, aga mitte ainult, et ta on küll eriline ja selline kuidagi täpsem fookus, aga mind huvitab üldse inimene laiemalt, miks me käitume nii, nagu me käitume, miks me reageerime nii, nagu me reageerime ja mitte psühholoogilise, kuigi psühholoogia huvitab mind ka. Ja see nagu nii käib minu tööga kaasas, aga just selline grupi mõtlemine, kuidas grupp mõjutab indiviidi, kust meie hoiakud, arusaamad oleksid, peaksid ja tulevad. Ja seksuaalharidus on olnud minu töö väga pikalt ja sinna ma jõudsin läbi noorsootöö üldse. Ehk siis ma kõigepealt õppisin noorsootöötajaks, siis õppisin haridusjuhiks, siis õppisin antropoloogiks ja see seksuaalharidus on seal sees kuidagi kasvanud, sest Eestis ei ole sellist põhjalikku ja piisavat võimalust õppida seksuaalhariduse, ma ei tea, spetsialistiks või õpetajaks. Inimeseõpetuse õpetajad küll on, aga seal on seksuaalharidust nii väike, nagu üliväike osa päriselt. Ja et siis ma olen aastate jooksul ja aastate käigus õppinud siin-seal, nii Eestis kui väljaspool Eestit ja ka seksuaalnõustajaks õppisin ma väljaspool Eestit USA-s. See oli COVID-i aeg, kui ma siis oma need juba siuksed suured laiad teadmised tahtsin lihtsalt süsteemi panna enda jaoks ja siis mul õnnestus suuresti üle veebi seda teha. Ja ma ei tea, kui ennast tutvustada, siis minu jaoks üks väga oluline identiteedi osa on pärnakas. Ehk siis ma mitte lihtsalt ei ela Pärnus, vaid ma olen pärnakas. Tuksun Pärnu tempos, mulle väga meeldib seal, sest et see on siuke koht, mis ei võta ennast liiga tõsiselt. Sa võid olla, saad olla ja ma olen ka inimene, kes ei võta ennast liiga tõsiselt. Ma võtan väga tõsiselt seda, mida ma teen. Ma võtan väga tõsiselt seda, mida inimesed üksteisele teevad ja kuidas inimesed üksteisega käituvad ja kuidas inimesed ise ennast mõtestavad vahel võib-olla valusalt selle pärast, kuidas teised teda suunavad ennast mõtestama. Vahel küll ka ilusalt, aga tihti on seal ka seda valu sees. Ja ma olen õpetaja Pärnu Ühisgümnaasiumis, küll hästi väikse koormusega, sest suuremalt osalt ma tahan töötada täiskasvanutega, sest täiskasvanud ka väga palju mõjutavad laste ja noorte maailma, eks ju. Aga jah, Pärnu Ühisgümnaasiumis ja praegu ka Pelgulinna riigigümnaasiumis, et inimene ja seksuaalsus, selline moodul on seal. Mis te veel teada tahate? Ma võin väga pikalt rääkida. Ma arvan, et väga hea algus juba, et mõistame natuke rohkem ja väga tore ka see, et noorsootöö taustaga, kuna me ise ka ju noorsootööd õpime, et siis juba midagi ühist.
väga tore. Ja mulle ka nagu sinu jutust jääb kõlama see, et sa oled jõudnud palju teha ja juba praeguseks väga palju elus saavutada. No võib nii öelda, või ma ütleks, et kusjuures selle saavutuse juures ma mäletan ühte oma klienti seksuaalnõustamisest, kes ütles, et kui ma palusin talle öelda enda kohta midagi, mida ta endas hindab ja siis tal oli seda väga raske leida. Ja siis ta lõpuks ütles, et ma arvan, et ma olen hea inimene, ta ütles seda inglise keeles. I know I'm a good person, but I think it's a low bar. Ja siis ma ütlesin, et it's the highest bar that can be, et sa oled hea inimene või et sa tajud ennast hea inimesena ja sinu jaoks on see oluline olla hea inimene, see on kõige kõrgem latt üldse. Ja muidugi see, et inimesed nagu peegeldavad tagasi ka, et kui hea inimene sa oled. Jaa, absoluutselt, või et kuidas nad ennast tunnevad sinuga, eks ju. Et jah, eks ma selles mõttes patsutan endale küll õla peale, et mina, kes ma vaevu lõpetasin gümnaasiumi ära, sest mul oli reaalainetega väga-väga raske ja mitte täiskasvanuna ma jõudsin nagu jälile tänu psühholoogiale ja psühhiaatriale, et mis siis teistmoodi oli, mul on aktiivsus tähelepanu häire, eks ju. Et selles mõttes ma küll nagu teen endale sellise õlapatsutuse, et ma olen jõudnud sinna, kus ma tahan olla. Kõige suurem saavutus, ma arvan, et oleks see, et jõuaks sellisesse rahulikumasse kulgemisse, et seda raju toimetamist on nagu hästi palju, mis on ka põnev ja huvitav, aga tahaks nagu rahu ka selle kõrvale rohkem. No just. Aga sukeldume siis vaikselt teemasse ja alustame üldse algusest. Selline küsimus, et mis on üldse seks? Sorry. Siuke drastiline teemavahetus kohe. Ma tean, et sa küsid seda kindlasti oma klientidelt tihti, aga kuidas sa ise seda enda jaoks mõtestad? Jah, ma küsin nii klientidelt nõustamisel kui ka koolitustel, et mis sinu jaoks on seks, et kuidas sa sõnastad seda. Ma ise sõnastan seda nii, et see on kõik tegevused, mis pakuvad inimesele seksuaalset naudingut. Absoluutselt kõik. On ta, ma ei tea, kehaline, on ta sõnaline, me tajume ja tunnetame seda kehaliselt niikuinii. Inimene on kehaline olend, me sageli kuidagi nagu kipume selle ära unustama, et me oleme kehalised ja kehastunud olendid, et kuidagi hästi palju tahame seda lihtsalt mõttetegevuse tasandile viia. Aga et need on kõik tegevused, ka ma ei tea, see, kui ma kirjutan nõusoleku põhiselt oma partnerile või inimesele, kellega me oleme kokku leppinud, see on meie selline mäng, kui ma kirjutan seksikaid sõnumeid, see pakub mulle, ma ei tea, erutust, naudingut, ka see on seks, eks ju. Seks on kõik tegevused, mis pakuvad inimesele seksuaalset naudingut, nõusolekupõhised tegevused. Ja ka sooloseks, ehk siis kui ma ei tea, naudin iseennast iseendaga, et seal on mul juba nõusolek olemas. Okei. Sa oled hästi palju meedias ja ka sotsiaalmeedias rääkinud sekspositiivsusest ja sellest ka raamatu kirjutanud. Et kas sa seletaks ikka meie kuulajatele, mida see sekspositiivsus siis tähendab? Ja kui nagu lihtsustatud või lühidalt öelda, siis see tähendab seda, et me näeme seksuaalsust elu loomuliku osana, aga me näeme ka seda, et see on kõikide jaoks isemoodi, et me ei arva, et seksuaalsus on elu loomulik osa ainult niimoodi või niimoodi. Ja see ei tähenda ka seda, et ma seksin jube palju või et ma seksin kõigega, või et ma teen maailma kõiki asju või et mul on mingi sex dungeon kusagil ja mida iganes. Ta võib olla, aga ta ei pea olema, et oletame, et kui ma olen ka inimene, keda ei huvita üldse seksuaalsuhe teiste inimestega, siis sekspositiivsus tähendab seda, et minu jaoks on okei, et teisi huvitab. Ehk siis eesti keeli öeldes, et me ei öka kellegi nämmat. Not jacking anybody's jamma. Mul võib olla reaktsioone, miski võib minu jaoks olla ebamugav, see on jumala inimlik, see on jumala okei, või et see, et wow, siuke asi, okei, mitte see, et see on rõve, vaid et see on huvitav. Et sekspositiivsus kõike seda hõlmabki aru saama, et see on elu osa
see on inimeseks olemise osa, aga see ei pea olema kõikidel ühtemoodi, see ei pea olema aktiivne. Kui mind ennast ei huvita, on okei, kui teisi huvitab. Kui mind ennast jubedalt huvitab, siis on okei, kui teisi ei huvita. Okei. Ja kui me siin juba raamatute teemadel oleme, siis ma saan aru, et on ka ilmunud juba uus raamat. Millest see siis nagu rohkem räägib, kui see esimene selline sekspositiivsus? Teine raamat on hoopis teistsugune tera selles mõttes, et see sekspositiivseks pigem oli selline Instagram paberil, et ma tõin välja oma Instagrami postitustest toonastest, ja siis oli mul mitu korda vähem ka jälgijaid, aga toonastest postitustest need, mis nagu kõige rohkem tundusid inimesi kõnetavat, ja laiendasin ja pikendasin neid ja andsin seal võimaluse ise juurde mõelda ja kirjutada, et seal on hästi palju töölehti, ma ütleks, et on tööraamat isegi pigem, ja vahel mõni inimene ütleb, et ma ei taha neid töölehti, et ma tahan lihtsalt ainult lugeda. Sa ei pea neid täitma, see on täiesti okei, aga minu jaoks olid need töölehed hästi olulised sellepärast, et need aitavad inimestes leida vastusteni nendes küsimustes, mida nad kõige sagedamini küsivad. Ja nad tulevad jälle nende samade küsimustega ja see on see, et palun natukene kaeva endas, kui sa jaksad või julged või. Aga see teine raamat, Miks seks, selle ma kirjutasin oma kolleegide ja sõpradega Annika Tamme ja Maria Abeliga koos. Ja see on rohkem selline, ma ei taha öelda, et on käsiraamat, ta ei ole kindlasti käsiraamat, on siuke teatav ajakapsel võib-olla nendest teemadest, mida me seksoloogidena oma töös kõige enam võib-olla, mitte et millega me kokku puutume, vaid mis kõige enam esile tulevad. Ta on kindlasti teaduslikum käsitlus kui sekspositiivseks, ehk siis nende keel ja toon on teistsugune. Mina olen ikka sama, mina olen ikka antropoloog, aga see sekspositiivseks raamat on rohkem selline valju häälega mõtisklemine, millelegi osutamine. Miks seks on natuke rohkem selline raamat, mis võiks olla toeks ka noorsootöötajatele kusjuures. Et ta ei ole võib-olla selline hästi lihtne lugemine, kuigi me oleme püüdnud seda kirjutada nii, et ta ei oleks jube keeruline. Ja ma kirjutan praegu ka 3. raamatut, mis on lapsevanematele mõeldud. Selle pealkiri praegu on küll selline pikk ja lohisev, aga las ta olla, ma ei ole kindel, et ta jääb samaks pealkirjaks, aga ma loodan, et ta novembris jõuab ilmumiseni, siis tõesti väga viljakas, nagu sa ütlesid, väga palju teha jõuan, kirjutamine mulle tohutult meeldib. Et see 3. raamat on selline nii-öelda saavad kokku lapsevanem minus, ma olen ka 3 lapse ema ja spetsialist, aga tema mõte ei ole mitte nüüd tulla ja öelda, kuidas asjad on, vaid hästi nagu valideerida või kinnitada seda, et ma tean, et on raske. Ma võin öelda, et ta pealkiri ongi, et seksuaalkasvatus on imelihtne ja siis on seal sulgudes, tegelikult ei ole. Et ma võin öelda küll, et easy peasy ei ole hullu midagi, aga ma saan aru, et see on raske lapsevanemale eriti, kui seal on emotsioonid, hirmud, mu enda mälestused, kogemused, et kui ma nagu noorsootöötaja tasandilt läksin noortega nende teemadega töötama või tegelema, see taju ja laetus on hoopis midagi muud kui see, kui ma oma lastega räägin, et ma võin olla tänaseks päevaks tõesti, ma ei tea, rockstar oma valdkonnas Eestis, aga lapsevanemana see on hoopis teine tunne ja kui väga me vajame seda, et meile öeldakse, et kuule, sa annad endast nagu seda, mida sa anda suudad ja et sellel, et sa tunned ebamugavust, on omad põhjused. Samamoodi nagu õpetajate ebamugavusel, nagu noorsootöötajate ebamugavusel, et seal on omad põhjused. Et see 3. raamat vaatab ka nendesse asjadesse päris palju just selliselt, võib-olla nagu dialoogiliselt ja haavatavalt. Okay. Selle ebamugavusega seoses ma küsiks kohe sellise jätkuküsimuse ka, et kuidas on seksuaalsus sinu arvates muutunud aja jooksul ja et kas ja miks inimestel on endiselt nii-öelda seksist või seksuaalsusest üldse nagu ebamugav rääkida, et sa just mainisid nagu oma neid lapsi ka, et lastega ongi teistmoodi, et kuigi sa oled nagu see spetsialist, aga nagu, et kuidas sa nagu ise näed seda, et miks see nii on? See on mu lemmikküsimusi, mis nagu ebamugavust üldse puudutab. Üldse ebamugavus on ju tunne, mida me tahame vältida ja mida on ka evolutsiooniliselt meie närvisüsteemi jaoks hästi nagu kuidagi tuttav vältida.
valu, ebamugavad tunded ja eriti kui me räägime ebamugavatest tunnetest sotsiaalsetes kontekstides, siis me tahame vältida hukkamõistu, me tahame vältida äratõukamist, me tahame vältida vale olemist. Me tahame vältida ebapiisav olemist, me tahame tunda, et me kuulume, me tahame tunda, et me oleme normaalsed, aga see väljend normaalne, siia ma tahaks nagu üljard jutumärki alati teha, et mida see tähendab, see on igas kultuuris ise küsimus. Et jah, ta kindlasti, seksuaalsus oma olemuselt, see, mida ta on kultuuriline nähtus, selles mõttes ta ei ole ka käsitletud kunagi olnud kõikides kultuurides ühtemoodi. Kus ta on olnud kultuuriliselt tabu, kus on olnud kultuuriliselt ta vabam, mida on ka nagu laste, noortega, õpilastega, ka täiskasvanutega ülihuvitav käsitleda just need, et kui inimesed väidavad, et asjad on ju nii, ja siis tuleb minu ma olen see miksitaja. Oled sa kindel? Miks me niimoodi arvame? Aga miks siis on niimoodi, et samal ajal näiteks 20. sajandi alguses olid USA-s hoopis teistsugused arusaamad, ootused ja kus siis on religioon ja kristlus seda väga tugevalt näiteks mõjutanud ja USA ei ole ka ju üks monoliit, eks ju, et ta on ka päris mitmekesine. Ja samas, ma ei tea, Okeaanias kusagil saarestikus hoopis teistsugused arusaamad sellest või ma ei tea, näiteks Samoa saarel, eks ju, kuidas üks tüdruk kasvab täiskasvanuks, millised on okei suhted teismelistel tüdrukutel, et on täiesti okei luua seksuaalsuhteid, enamasti küll heteroseksuaalseid, eks ju. Et kui me ütleksime, et asjad ongi nii, siis me saame juba ümber lükata selle väite selliste näidetega. 20. sajandi algus, sama liik, inimliik, aga hoopis teised ootused, normid, nõudmised, tõekspidamised, et see ei ole nii, et asjad lihtsalt on nii. Jah, on mingisugused bioloogilised markerid, bioloogilised näitajad, mingisugused statistilised keskmised, aga öelda, et seksuaalsus lihtsalt on nii, et see on tänaseks päevaks hästi palju muutunud. Ma ei saa öelda, et see ongi tavaline, sest et vahel mul ka sõbrad küsivad, et kuule, kas ei tunne, et sa oled nagu nii-öelda loopis või looper, et sa lased nagu sama teksti kogu aeg. Muidugi tunnen. Loomulikult tunnen, sest et seda vahel kipun unustama, tegelikult me ei kipu unustama, aga kuidagi hästi mugavaks muutub see mull oma kolleegidega, oma nii-öelda lähemate mõttekaaslastega suheldes, siis tundubki, et jumala nagu toredas kohas oleme, siis sa tuled sellest mullist välja ja siis on nagu, mis toimub? Kas me ei ole sellest rääkinud juba? Me juba 5 korda rääkisime, et võiks see nagu selge juba olla. Aga see, et me sellest räägime, see on muutunud hästi palju. Samas, kui jällegi öeldakse või küsitakse, et kas seksist kas me räägime rohkem seksist tänasel päeval, kui ma ei tea, 30 aastat tagasi, ja räägime, kindlasti räägime, hästi palju rohkem räägime, me näeme seda hästi palju igal pool, ma ei tea, sotsiaalmeedia, sarjad ja nii edasi. Aga küsimus on selles, et millisest seksist me räägime, kelle seksuaalsusest me räägime ja ülitore on see, et on sellised sarjad nagu Sex Education näiteks, mis endiselt Netflixi peal jookseb ja mida ma väga soovitan vaadata. Ükski sari ei ole ideaalne, et seal ma tahaks, et näiteks aseksuaalsus oleks rohkem näidatud, aga seda on seal ka, eriti nagu lõpupoole. Et neid sarju, neid käsitlusi, Heated Rivalry on praegu selline sari, millest nagu väga palju räägitakse, et see muutub. Ja samas, mida see ka esile toob, on teatud lõhed põlvkondade vahel, hoiakute, arusaamade vahel ja inimesed, kelle jaoks ongi olnud normid ühtemoodi. See on väga inimlik reaktsioon, et mul tekib tõrge või hirm või see tunne, et okei, et kas mina üldse kuulun sellesse maailma, kas ma olen see nagu viimane hetero, nagu Florian Wall laulab, eks ju. Et mis värk nüüd on või mis nüüd siis minust nagu saab, et kas ma üldse kuulun kuskile või ma olen mingisugune kaduv liik, eks ju. See reaktsioon on inimlik, aga minu meelest on nagu väga hea, et me nendest asjadest räägime. Et muidugi, mis on nukker praegu vaadata
on selline lõhe noorte meeste ja noorte naiste vahel, mis puudutab näiteks sellist mürgist mehelikkust ja kogu seda manosfääri, et see on nukker, see on alarmeeriv. Samas on hästi tore vaadata jällegi ka seda, et see ei ole mingisugune monoliit, noored mehed ei ole mingi monoliit. Et see ei ole ainus, mida me näeme, et me näeme pehmust, me näeme haavatavust, me näeme tunnetest rääkimist, me näeme selle normaliseerimist, et ma kallistan oma sõpru ja kui räägitakse, ma ei tea, meeste üksildusest, eks ju, et kui jälle see puutub ka seksuaalsusesse teisipidi. Et meeste üksilduse taga on justkui see, et naised ei taha enam suhteid nii-öelda selliste meestega, siis huvitav on see, et uuringud näitavad, et üks väga suur põhjus meeste üksildusel on meeste omavahelise helluse vähesus. Ja see ei ole, ja see on jällegi huvitav, kuidas mehed, ka noored mehed väldivad füüsilise helluse väljendamist teiste meestega, sest oh my god, see on ju nii gei ja mida see gei siis tähendab, eks. Et need on hästi huvitavad ja samas ka sellised nukrad kultuurilised nähtused ja need muutuvad jõuliselt, aga kui miski muutub jõuliselt, siis see tekitab ka sellise jõulise vastureaktsiooni. Ma ei mäleta, mis su küsimus täpselt oli, aga ma loodan, et ma vastasin enam-vähem sellele. Saime kätte küll, jah. Ja see ebamugavuse tunne, mida ma ka ütlen inimestele, on see, et me ei saa sellest üle ega ümber. Me saame sellest ainult kas läbi tulla või õppida ebamugavusega elama. Nagu, ma olen juba ära leierdanud selle näite, aga ma elan Pärnus ja kui ma saan, siis ma tulen Tallinnasse bussiga, kui ma ei saa, kui on nagu palju asju samasse aega sätitud, ma tulen autoga. Teate, Tallinnas autoga sõitmine on rämedalt ebamugav. Nagu jube ebamugav, aga ma teen seda sellepärast, et mul on vaja jõuda toredatesse kohtadesse, et see toob mingisuguse toredat tulemuse mulle ja ma teen seda sellepärast. Ja kui me hakkame ka mingeid asju harjutama, me hakkame ka seksist rääkimist harjutama, meie aju, meie närvisüsteem saab signaali, et maailm ei kukkunud kokku, maa ei avanenud, ei neelanud mind, et ma sain selle olukorraga hakkama, isegi siis, kui mul oli jube kringel olla selles või jube nagu lihtsalt ebamugav. Et see, mida enam mu aju saab signaali, et see on normaalsus, seda vähem ebamugav ja ebanormaalne see mulle tundub. No see on nagu iga uue asjaga, ma arvan, et alguses ongi nagu selline nagu kahtlus, et kas teha või mitte teha, aga kui seda nagu korduvalt korrata ja endale teadvustada, et see on okei, mida sa teed või millest sa räägid, on ju, et siis tekibki nagu see harjumus, et see ongi okei. Ja ka see, et tead, ebamugavust tunda on okei, et me nagu väga tahame vältida, mis on ka jälle inimlik, me tahame vältida raskeid tundeid, keerulisi tundeid, sellist ambivalentsust või vastuolulisust, aga kui me võtame ka endale omaks, et see on okei, et me niimoodi tunneme, siis me ka nagu ei väldi seda nii palju või ei väldi seda nii väga või ka lihtsalt rasked tunded, et mida ma näiteks sügisel ütlen inimestele, et tegelikult see on looduse rütm, see on okei, et me oleme melanhoolsemad, et me oleme rohkem endasse pöördunud, et me ei ole nii sotsiaalsed, nii tšiki-priki ja igatpidi lilles, nagu me võib-olla oleme suvel, eks ju, et tegelikult me oleme ära unustanud selle, et me oleme osa loodusest ja see looduse rütm on täiesti nagu, muidugi ta on igal pool erinev, aga ja ka selle, et tumedad tunded on okei tunded, nad on info millestki, nad on signaal millestki. Ma ei tea, lein on signaal sellest, et miski tähendas mulle midagi väga palju. Ma ei tea, hirm ilma jääda tähendab täpselt samamoodi seda, et miski on minu jaoks oluline, eks ju. Et me ei arvaks seda, et lõputu selline õnnetunne on inimesel omane, ei ole. Omased on erinevad tunded tegelikult. Ja ma ise ka nagu märkan seda, inimestele ju meeldib tegelikult ollagi seal mugavustsoonis ja sinna kinni jääda, et sealt välja tulemine on ju nii keeruline ja olgu see siis kas erinevatel mingitel teemadel rääkimine on just seksuaalsus või üleüldse kas või kodust välja tulemine mõni mõnda tegi jaoks on ju, et aga vähemalt me liigume asjades sinna poole, et vaikselt nagu lähevad need teemad järjest aktuaalsemaks ja see on nagu tore. Aga kuidas seksuaalsus inimese elu jooksul muutub? Või? Ta muutub väga erinevalt ka selles mõttes, et
et ta ei muutu tingimata nii, et nooruses on nii ja vanaduses on nii, vaid ta võib ka ühes perioodis ju ühte või teistmoodi muutuda. Noh, mida me nagu rohkem teame, on see, et kui on puberteed, siis on või murdeiga, eks ju, et siis on hormoonid ja hormoonide möll, aga samas on jällegi see, et me kipume arvama, et see on kõikide jaoks, tähendab ühte sama asja, et kui teismelisel tekib siis nii-öelda see suguhormoonide tootmise kui su organism hakkab seda möllu sul siis tekitama, et kõiki teismelisi huvitavad, ma ei tea, sellised asjad, kõik tahavad seksuaalsuhteid teistega. Et me ei arvaks seda, et noore inimese seksuaalsus on kõikide jaoks üks ja sama asi. Või et eaka inimese seksuaalsus on kõikide inimeste jaoks üks ja sama asi. Ei, et inimesed erinevad, eluperioodid erinevad ja mina ei ole ka samas eluperioodis kogu aeg sama. Ja noh, millest õnneks praegu räägitakse järjest rohkem on perimenopaus, ehk siis see on üleminek viljakalt ealt nii-öelda viljatule eale, see viljakas ma olen nagu siuke õudne sõnade kallal nokkija ja norija või õigemini mitte paha pärast, aga kui huvitav. Et miks just see on viljakus? Võib-olla on see viljakus, et ma kirjutan, ma ei tea, 4. raamatut näiteks. Et see on võib-olla hoopis tähenduslikum viljakus mõne inimese jaoks. Aga jah, et see perimenopaus ja hormoonide möll nagu teistpidi, et kui nagu murdeiga, perimenopaus on nagu murdeiga tagurpidi, lihtsalt selle vahega naistel ja emakaga inimestel siis ja munasääredega inimestel, et selle vahega, et kui murdeiga on siis üleminek või jõudmine siis viljakasse ikka, siis perimenopaus on sild viljatusse ikka, ei tea, kas mulle ei meeldi see sõna, jõudmisel, et menopaus tähendab siis seda, et 12 kuud ei ole olnud menstruatsiooni ja perimenopaus on siis see aeg, mis viib selleni, kui tekib menopaus ja see võib olla kuni 10 aastat, isegi kuni mituteist aastat. Ja see mõjutab ka seksuaalsust, sest ta on inimestel erinev, eks ole, mõnel väljendub tugevamalt, mõnel väljendub mitte nii tugevalt, aga see hormoonide möll ja see tohutu kõikumine, eks ole, ta mõjutab meeleolu, ta mõjutab, ma ei tea, liigeseid, ta mõjutab enesetunnet. Mehed, peenisega inimesed, neil ei ole küll see andropaus nii tugevalt väljendunud, kui on perimenopaus või menopaus siis naistel, aga ikkagi testosterooni taseme või testosterooni tootmine siis muutub, eks ju, organismis ja see tase alaneb, aga meestel ta ei ole ja peenisega inimestel ta ei ole nii tugevalt väljendunud. Ja samas hästi tugevalt mõjutab ka seda, kuidas me elukaare jooksul oma seksuaalsuse muutusesse ja muutustesse suhtume, jälle kultuur, eks ju. Et kas eakate inimeste seksuaalsus on okei asi või on ta mingi eks ju, issand jumal küll, ma ei taha teada, mida nagu vanainimesed teevad. Või et kas seksuaalsus keskeas on midagi, mida igatseda või öeldakse, et sa juba nooruses oled kõik asjad ära teinud, et mis siis on, et näiteks, ma ei tea, on mingid erektsioonimured või on mingisugused muud mured. Või kas noorte inimeste seksuaalsust nähakse nende enda omana või arvatakse, et see kuulub, ma ei tea, kogu suguvõsale selles mõttes, et teeme nalja ja küsime, sul peikad või prõtad ka juba on. Ja mille peale ma ei ole nagu väga pikalt mõelnud, aga mida minu meelest ühes oma Instagrami postituses tõi välja Daniel Levy Schitt's Creeki näitleja, siis on selline ülituussari nagu Schitt's Creek, see on üks minu selline lohutussari, ütleme siis. Daniel, David, hea küll, kell on juba nii palju, et mulle see mõte ei jookse. Igatahes, et näiteks need noored, kes on LGBT noored ja kes tulevad kapist välja ja kui küsitakse, et ma ei tea, mis see nii väga neil aega võtab, et inimesed ei tule selle pealegi, kui intiimne ja privaatne asi on see, et ma pean kõigile ütlema, kelle suhtes ma tunnen seksuaalset külgetõmmet. Heteroseksuaalsed inimesed seda üldiselt tegema ei pea. See ongi see ühiskonna surve lihtsalt nii suur. Absoluutselt.
et jah, ta muutub, ta on nagunii inimese enda elu jooksul muutub, ta võib muutuda ka olenevalt sellest, milline partner mul on, mõne partneriga on mul väga turvaline olla, mõnega mitte. Ja siis inimesed imestavad, et milles nüüd asi on, et ma nagu, ma ei tea, ühes suhtes olen väga avatud erinevaid asju proovima, teises suhtes tundsin, et ma lihtsalt mitte midagi ei taha. Et siin võib olla ka küsimus sellest, kui turvaline mul on või milline meie kokkusobivus on ja mitte füüsiline kokkusobivus, aga ka see, et kui valmis me oleme mingeid asju katsetama, mis ei tähenda seda, et kui inimeste seksuaalsed huvid on erinevad, et suhtest asja ei saa, see on nagu nii individuaalne inimeseti. Aga jah, et mängib rolli meie füüsiline tervis, mängib rolli meie vaimne tervis, mängib rolli kultuur meie ümber selles, kuidas meie seksuaalsus muutub ja kuidas me suhtume sellesse. No nii, liigume vaikselt edasi. Minu küsimus siis on, et kui oluline on enda keha aktsepteerimine sinu arust, sealhulgas ka oma välimuse suhtes, et kas sul on anda kuulajatele mingisuguseid nippe, kuidas oma kehaga paremas kontaktis olla, paremasse kontakti saada? Kui me välimusest väga hea aeg on, praegu on kevad, eks ju, ja kui eile nägin siis juba jälle pealkiri, kuidas rannavormi saada või kuidas rannakeha saada. No siin on hästi lihtne nipp, et sa võtad oma keha ja siis viite randa ja siis sul on rannakeha. Või et kuidas bikiini keha saada, et sa võtad keha, paned bikiinid nagu keha peale ja siis ongi bikiini keha. Et mis mind on väga hästi aidanud, on vihastamine ja mitte nagu vihaseks jäämine, vaid nagu see, et kust need, mis asja nagu, kes see ütleb mulle, et ma peaksin olema millegagi rahulolematu, kellele see kasu toob, kes mulle müüa tahab midagi sellega. Aga ma ütlen, ma olen selline, minu jaoks on keskeas olemine ülituus asi, sest et mind nii paljud asjad lihtsalt enam ei koti. Mind huvitab see, kui hästi inimesed ennast üleüldiselt tunnevad, mind huvitab see kollektiivne meie, mind huvitab hoolimine, aga see, mida üks indiviid arvab minust, see absoluutselt ei oma mitte mingit tähendust. Aga see on ajaga tulnud, mida nooremad me oleme, seda rohkem meid mõjutab see, mida ümbritsevad meist arvavad. Ja see oma kehaga nii-öelda heas suhtes või kontaktis olemine, aga ma arvan, et ta ei olegi selline püsiv ja konstantne asi, ta võib ka muutuda periooditi, olenevalt sellest, kui hea mul üleüldse olla on, kui toetatud ma olen, ma ei tea. Ja kui väga palju räägitakse sellisest enesearmastusest ja oma keha armastusest ja keha positiivsusest, siis keha positiivsus tegelikult ju oma algolemuselt on olnud üldse poliitiline liikumine. Nende inimeste algatatud, kelle kehad on olnud kuidagi nähtamatuks muudetud, on see siis puudega inimesed, ma ei tea, paksud inimesed, nagu nad ka ise ütlevad, ja minul on seda nii raske öelda välja seda sõna ilma laengutest. Ma annan endale väga hästi aru, et ma olen privilegeeritud kehaga inimene. Ma olen inimene, kelle keha mahub ühiskonna normidesse väga hästi. Ja isegi mina, kelle puhul ühiskond ütleb, et täitsa okei keha, isegi minul on olnud oma elu jooksul päris palju sellist maadlemist. Ma ei ole küll olnud väga halvas suhtes oma kehaga, ega ikka seda, et ma ei tea, see võiks olla nii ja see võiks olla naa. Mida iganes, isegi kui ma mõtlen, et see võiks olla nii või see võiks olla naa, siis see keha neutraalsus on see koht, kus oleks nagu hea olla. Nagu selles mõttes, et kui mulle ei ole näiteks väga lihtne jõuda sellesse kohta, kus ma ütlen, et mu keha on nagu maailma kõige ilusam ja ma olen nagu kõige armastavamas suhtes oma kehaga, et siis vähemalt jõuda sellesse kohta ja see ei olegi tegelikult reaalne, sest et me oleme iseendaga erinevates eluetappides, mitte ainult vanuse mõttes, aga ka ma ei tea, 1 aasta lõikes me võime olla, eks ole, erinevas kohas. Et see keha neutraalsus, see on võib-olla selles mõttes isegi miski, mis saab meid rohkem toetada, et see on selline tõdemus, et jah, ma ei ole võib-olla jube rahul oma kehaga, aga see keha aitab mul kogeda erinevaid asju. Ma elan oma kehas, tänu sellele ma tunnen erinevaid asju, ma ei tea, ma saan muusikat kuulata, ma saan head toitu nautida, ma saan oma sõpru kallistada. See on minu keha, mis võimaldab seda teha, olenemata sellest, kas seal on tselluliit, et tselluliit on täiesti normaalne asi, eks ju. Vähemalt see tselluliit, mille kohta meile öeldakse, et tule tee neid protseduure, saa oma sääred siledaks. Eelmine kevad ma lugesin väidet, ühe ilukliiniku väidet,
et naiste kõige suurem probleem on tselluliit. Okei, mina arvasin, et patriarhaat, aga davai, kui tselluliit, siis tselluliit. Et vaat selliseid asju vaadata ja mõelda, et mida sa mulle praegu ütlesid, nagu päriselt, et mis väide see selline on? Ei, naiste kõige suurem probleem ei ole tselluliit, päriselt nagu ebavõrdsus on ja vägivald ja nii edasi. Aga jah, ma tulen siia vihastamise juurde tagasi. Ka see, et otsustada, et okei, aitab. Mina seda mängu selliselt enam kaasa ei tee. See ei ole lihtne, sest et inimesed, kes otsustavad, et ma ei taha enam selles rattas olla, nad saavad natukene sotsiaalselt karistatud. Et mis mõttes sa otsustad, et sa nüüd oled rohkem rahul? Mis mõttes sa ei tee oma kehaga kõiki neid asju, mida meie teeme, eks ju? Mis mõttes sa ütled, et koogi söömine ei ole patustamine? Ei olegi patustamine. Ma söön kooki, sest ma tahan kooki süüa, mulle maitseb see kook. Ei ole nii, et ma nüüd patustan selle koogiga, et ma pean karistuseks minema liikuma. Ja liigutamine on selle oma keha toetamise juures ülioluline asi. Mitte selleks, et kaaluda nii palju või et mu ümbermõõt oleks nii palju, vaid sellepärast, et meie kehad on liigutamiseks loodud. Me oleme loodud liikuvateks olenditeks. Ja liikumine annab mu heaolule ja enesetundele ülipalju kaasa. Ehk siis, et ma ei liiguta mitte sellepärast, et mingeid numbreid taga ajada, vaid ma liigutan sellepärast, et see on mulle omane ja see pakub mulle head tunnet, ükskõik mis vormis ma seda teen. Ja mida vähem me oma keha seirame, on täitsa olemas selline asi nagu kehaseire või keha seiramine. Me käime kogu aeg peegli ees, vaatame, mõõdame, ma ei tea, nokime oma nahka, kas mul on nahk ühtlane või ebaühtlane. Et me peame õppima ära tundma selle, kui palju ja millal me vaatame oma keha hinnanguliselt ja üha rohkem vähendama hakkama seda, kuidas me või kui sageli me oma keha peeglist hinnanguliselt vaatame, et see märkamine on hästi suur ja oluline osa selle oma keha aktsepteerimise juures. Ja need päevad ei ole kõik nagu ülimega mõnusad. Ja see ongi okei. Minu meelest on nagu ka väga kurb, et me nagu ühiskonnas ei ole veel jõudnud sinna kohta, kus me võtamegi seda keha positiivsust ka nagu suurema fookuse alla ja tegelikult on ju see, et see kandub lastele ka nagu nii ja noortele ka samamoodi nii kergelt edasi, kas siis perekonnast, põlvest põlve, mingid kaalu jälgimised, kõik see või siis ongi mingid erinevad ajakirjad ja kõik see on ju, et eriti noorena, kui sa väga ju huvitudki just teiste hinnangutes, siis see on nagu väga keeruline ja kurb. Ja. Aga räägime natuke ka seksuaaltervisest, et mida võiks inimene teada ja jälgida, et hoida oma seksuaaltervist ja heaolu? Seksuaaltervisel on päris palju aspekte või nüansse, eks ole, jällegi seesama psühholoogiline, kehaline, bioloogiline ja ka jällegi see, kuidas ma üldse nagu suhtun või kust minu hoiakud tulevad või miks ma arvan, et asjad peaksid olema nii või naa. No esiteks, tegelikult see on natukene keeruline küsimus isegi, et ma tahaks minna nagu jube sügavale, aga meil ei ole nagu piisavalt aega selleks. Üldse võtta seda, et tervise osa on ka seksuaaltervis loomulikuna. Et kui me seksuaaltervisest räägime, et me ei peaks seda häbenema, seda, et me enda eest, ma ei tea, hoolitseme, seda, et kui ma seksin partneritega näiteks niimoodi, et me vahetame kehavedelikke, et siis on erinevate haiguste või infektsioonide vältimine normaalne osa seksuaalkäitumisest. Seksuaaltervise osa tegelikult on ka see arusaam, et ka sugulisel teel levivad infektsioonid ei ole häbiväärsed asjad. Haigused, nakkused on inimeseks olemise osa. Mina praegu köhin siin sellepärast, et ma tervenen väga pikast sellisest vinduvast viirusest. Kas mul on häbi sellepärast? Ei ole. Lihtsalt vahepeal on vaja võib-olla välja lõigata siin neid minu köhimisi. That's all. See ei ole mingi moraalne asi. Haigused ei ole moraalsed asjad. Ühiskond annab neile moraalse hinnangu ja inimesed, kellel näiteks on mõni seksuaalsel teel leviv infektsioon või nakkus või viirus, tunnevad ennast väga
stigmatiseerituna, nad tunnevad häbi sageli, sest et issand, minul on ju selline haigus, kuidas ma nagu selliselt, et näiteks herpes, eks ju. Et mis siis lööb välja suguelundite piirkonnas. Sa said sellise haiguse sellepärast, et see on inimeseks olemise osa, seks on midagi, mida me teeme inimestena, väga paljud meist teevad. Mitte kõik, ja see on täiega okei, aga paljud teevad ja see on täiega okei. Ja vahel sellega kaasneb, me ei saa ka kõiki nakkuseid või viiruseid lõpuni vältida. Miks väljend turvaline seks on natuke probleemne väljend, et me võime öelda turvalisem seks millestki, ilma kaitsevahenditeta seksist. Aga me ei saa öelda, et see on 100% turvaline, sest et ükski seksuaalvahekord, kus me siis võime, ma ei tea, vahetada kehavedelikke või puutuvad kehad kokku, et see on nagu 100% me ei saa nagu vältida. Või siis soovimatut rasedust vältida, aga seksuaaltervise juures on ka oluline see, et kui näiteks meie spetsialistidena ka noorsootöötajatena räägime raseduse vältimisest, et me ei eeldaks seda, et kõik inimesed, ka noored inimesed, kes elavad seksuaalelu, elavad seda nii, et sellega võiks kaasneda rasedus. Näiteks naistega suhtes olevad naised või meestega suhtes olevad mehed, eks ju. Et me kipume ka nagu omistama seda kõikidele inimestele, et kindlasti, kui sa seksid, siis sellega kindlasti kaasneb rasedus. Või kui küsitakse, et milliseid rasestumisvastaseid vahendeid sa kasutad? Ma ei kasutagi. Kas sa oled vallaline? Ei, mul on partner. Kas te plaanite last? Ei plaani. Ja seda küsitakse tüdruku või naise käest. Ja siis inimene on väga, väga nagu segaduses, kui meditsiinitöötaja võib olla segaduses. Ja siis on nagu küsimus, et mu partner on naine. Mul ei ole võimalus rasestuda lihtsalt niimoodi, eks ju. Et ka spetsialistide teadlikkus on seal seksuaaltervise juures hästi oluline, aga just ka see mõistmine, see ei tule nipsust, see ei tule lihtsalt, et see ei ole mingi eriline asi või piinlik asi ja seks jääb alati mingis mõttes selliseks haavatavaks ja privaatseks asjaks, et siia mingisugune selline laetus ikka jääb sellest rääkimisest, aga küsimus on jah selles, et kas see on nagu häbilaeng või see on lihtsalt see, et ma ei ole kindel, et ma tahan sellest rääkida, et see on minu jaoks nagu väga isiklik asi, et need asjad on erinevad. Jah, ja ka menstratsioonist rääkimine, mis on nagu inimeseks olemise osa jällegi, pool planeedi elanikkonnast kogeb seda ja ülejäänud planeedi elanikkond kogeb seda läbi teiste inimeste kogemuse, eks ju, et kui su lähedasel on näiteks raske menstratsioon, sa tahad teda toetada, see mõjutab sind ka. Kui sina ise ei ole menstrueeriv inimene, eks. Et siin on nii palju nüansse, ma räägin, et sellest võikski jääda nagu rääkima. Okei, väga hea kokkuvõte. Sa rääkisid oma raamatus sellisest terminist nagu sex-skript. Seleta meile, mida see täpsemalt tähendab ja kuidas see mõjutab meie seksuaalsust. Seksiskriptid jah, või seksikäsikirjad, see ei ole küll minu väljamõeldis, eks ju, siin on juba seksoloogid enne mind suure töö ära teinud, aga see tähendab lühidalt öeldes seda, et meil on mingi arusaam, ja see on hästi lihtsustatult öeldes, mingi arusaam, kuidas asjad peaksid käima. Ja meil on ka enda seesmised skriptid, et kuidas mina tahan, et minu seks näiteks oleks, ja need skriptid ei ole alati nagu kahjulikud ega negatiivsed, eks ju, et kui ma kujutan ette, et mulle meeldiks see, minu jaoks on see selline minu enda seesmine skript ja see on meie suhteskript, et see alati ei pruugi meid takistada. Vahel see võib meid nagu jõustada, see võib turvaline olla, aga suures plaanis, kui me räägime sellistest ühiskondlikest seksiskriptidest või seksikäsikirjadest, siis sisuliselt öeldes see on ootus, kuidas me seksi peaksime mängima, et kui me nagu käsikiri, kui lavastus on, et kuidas me seda lavastust, ma ei tea, mängime, lihtsalt öeldes, et siis seksi käsikiri on see, et kuidas me seksi mängime ja kuidas me seksi etendame, kui kaua, kellega, mis poosid, millised kehad, keda üldse loetakse seksikaks, et need käsikirjad võivad saada meile päris suureks takistuseks seal, kus me nagu püüame leida seda, mis mulle päriselt meeldib. Et kui ma püüan seda kõike esiteks ka sooritada, kui seks on sooritus, siis me hakkame mõõtma ja kui me hakkame midagi mõõtma, siis me hakkame ennast võrdlema ja kui me hakkame ennast võrdlema, siis me võime tunda ennast ebapiisavatena. Seks ei ole sooritus, seks on kogemus. It's not a performance.
ja kui sageli ka mehed, kes tulevad nõustamisele, ütlevad, et minu mure on see, et ma ei performi ja kasutataksegi väljendit, eks ju, ja see on täiesti tavaline eesti keeles ka, et meil on anglitsismid siin sees või kasutame inglisekeelseid väljendeid, et siis me hakkame lahti kammima seda, kust sul tuleb üldse see skript, et mis asi on performimine ja kuidas me jõuaks selleni, et see ei ole performance, see on experience, see on kogemus. Sest et kui sa ütled, et see on kogemus, keegi ei saa sulle öelda, kui kaua, kellega, mis asendis, mina kogen iseenda moodi, ma kogen enda jaoks, oma partneri jaoks, see on minu kogemus ja ma ei mõõda seda. Aga skriptid panevad meid sageli mõõtma. Okei, siit oleks kohe hea järgi küsida, et milline uskumus seksi kohta on selline, mida nagu inimesed peaksid kohe ära unustama või mis on selline kõige nagu selline vastuolulisem? Seda, et seks peaks lihtsalt kuidagi olema ja tulema, et me ei peaks sellest rääkima, et kui seksist on vaja rääkida, et siis see ei ole kuidagi loomulik. Vastupidi, ma ei tea, minu partner küll ei teadnud, mis on minu lemmiksöök, enne kui ma sellest rääkisin või väljendasin, et see mulle meeldib. Miks see seksiga teistmoodi peaks olema? Me oleme seksi nagu jube suureks asjaks mõelnud. Et kui sa küsid, et mis üks asi on, mul on väga raske ühte asja öelda. Seks on elu osa ja seda mõjutavad erinevad aspektid elus, see on täiesti okei. Aga jah, et mille me võiks ära unustada on, et oleksid, tuleksid ja peaksid. Et me peaksime ju nii. Miks me peaksime, kui see meile tegelikult ei meeldi või tuleks ju nii? Ei tuleks, kui see sulle tegelikult ei meeldi. Ainuke asi, mis on nagu must, on nõusolek, kui me räägime partner seksist ja inimeste vahelisest toimingust. Et vabatahtlik sundimatu nõusolek. Et see on ainuke must minu meelest. Ja lõpetuseks siis meie kuulaja on täna siit saanud väga palju uut huvitavat infot, aga siin selline lõpuküsimus olekski selline, et kui inimene tunneb ennast ebakindlana, et kus ta peaks nagu alustama sellega, et tunda ennast nagu nendes teemades nagu kindlamalt. No, üks hea viis või oluline viis on ka vaadata, milline on sinu sotsiaalmeedia mull, kui sa kasutad sotsiaalmeediat, et mida rohkem sellist sekspositiivset sisu ja sekspositiivne sisu ka selles mõttes, et ta ei pea olema kõik nii-öelda tõenduspõhine, aga et inimesed, kes asju väidavad, et ma tean, mille pinnalt nad väidavad, eks ju. Aga et kui ma näen, et seal on selline sisu, mis tekitab minus hästi palju ebakindlust, et ma saaksin ka seda oma voogu sättida. Aga sotsiaalmeedia on ainult üks osa sellest. Kirjandus, podcastid, jällegi, et neid podcastereid on ka omajagu, kes vägagi sekspositiivselt käsitlevad, eks ju, kogu seda seksuaalmaailma. Leida võib-olla ka selliseid kogukondi, kus ma saan sellest rääkida, algatada vestluseid oma sõpradega ja iga väite juures, mida ma ütlen, siin võib väga nagu kiiresti tulla, et mu sõbrad ei taha sellest rääkida, kus ma leian selle kogukonna, kuidas ma tean, mis seal sotsiaalmeedias on. See ongi katse-eksitusmeetod. Ja enesekindlamaks, enesekindlus ei ole mingi Pärnust Tallinnasse sõit, on ju, et tulin, ma ei tea, Pärnu bussijaamas peale ja siis tulen Tallinna bussijaamas maha. Vaid see enesekindluse teekond on ka selline hüplik. Konarlik. Just, ta on konarlik, ta on hüplik, aga et me saame enesekindlamaks tegutsedes, mitte seal, kus ma nagu ootan ja loodan, et asjad mööduvad või see sama mugavustsoon, nagu sa ütlesid, eks ju, vaid et ma teen mingisugusegi sammu, mis annab mulle jälle selle kogemuse, et ma ei kukkunud läbi maakoore, ma ei tea, kusagile keemasse põrgusse, vaid ma jäin ellu, ma sain selle algatamisega hakkama, ma sain mingi vestluse algatamisega hakkama, mis võib aidata, on ka kirjutamine, enda jaoks kirjutamine, mõtete välja kirjutamine, sest midagi, mida ma juba kirjutan välja, ta saab minu jaoks selgemaks. Et asjad, mida ma nagu nii-öelda rumineerin või mäletsen iseenda sees, nad ei oma nagu selget kuju ja nad on, kui ma nagu kirjeldan, siis siin oleks nagu pallimeri, eks ju.
tohutu pallimeri. Kui ma hakkan neid asju välja kirjutama, siis ma võtan sinise palli, roosa palli, rohelise palli ja ma panen need pallid nagu järjest ritta. Et see on ka midagi, mis võib aidata mitte nüüd superhüper enesekindlaks saamises, aga see on kindlasti teekond. Ja kindlasti, mis võiks meid aidata, on arusaam, et isegi kui sa mõtled, et kõikidel teistel on super seksi sex life, siis enamus inimesi on oma ebakindlustega, oma haavatavustega ja vahel see, mida me arvame, et teiste inimeste elu on, ei ole üldse seda, mida see teiste inimeste elu tegelikult on. Et oluline on see, et sina tunneksid ennast hästi, et sina naudiksid, et sinu partner naudiks ja nauding ei tähenda ainult seda, et me mingi hunnikutes orgasme kogeme, vaid nauding sellest, kes ma olen. Nauding turvatundest, nauding aktsepteeritud olemisest ja ka sellest, et ma ise ennast aktsepteerin. Väga hästi kokku võetud ja meie omalt poolt täname väga, et sa tulid meie podcasti ja jagasid oma teadmisi ja mõtteid sellest vajalikust teemast. Ning lisaks, kas sul on, sa rääkisid, et sa kirjutad raamatut, et kas sul on veel mõni põnev projekt praegu käsil, mille tegemistega tasuks kursis olla või kust üldse sinu kohta rohkem infot saaks leida? Mul on päris mitu projekti käsil, aga ma ei saa kõigist nendest veel rääkida. Ma ei tee neid asju kõiki üksi ja osad on alles sellised ettevalmistavas faasis, aga jah, et see üks raamat on kirjutamisel ja sügisel ma teen hooandja, praegu panengi seda hooandja nii-öelda kampaaniat siis kokku. Et saavad inimesed ka hoogu anda selle raamatu avaldamisele. Instagramist leiab mind sekspositiivi nime alt, et seal ma kirjutan kõige rohkem, ma ei kirjuta küll väga sageli, paar korda kuus, aga minu postitused on hästi põhjalikud ja sügavad, ja ma näen, et see inimestele sobib, sest et seda salvestatakse hästi palju, tullakse tagasi postituse juurde hästi palju ja ma olengi võtnud sihiks just sellise laiema ja sügavama ja haavatavama inimeseks olemise avamise, mis on ka seksuaalsuse juures hästi-hästi olulisel kohal. Et jah, sekspositiiv on Instagramis ja ega ma mujal nii väga ei toimetagi ja minu kodulehe kaudu leiab mind ka sekspositiiv.ee, kes tunneb, et tal on nagu nõu ja abi näiteks läbi nõustamise vaja või kes soovib koolitust tellida. Minge kindlasti vaadake üle, kellel vähegi huvi. Ja mina omalt poolt ka soovitan. Peale raamatu lugemist ma hakkasin ka kohe jälgima ja väga huvitav on neid postitusi lugeda. Aitäh sulle veel kord, Kristina, et sa tulid ja aitäh teile kõigile, kes te meid vaatate. Jälgige meid kindlasti sotsiaalplatvormidel, Instagramis, YouTube'is, Spotify's. Stay tuned!